Tere kõigile! Mul on ääretult suur meel näha, et teid on siin nii palju. Ja samuti tervitan teid, kes te veebi vahendusel meid täna vaatate. Alustame kaua oodatud rohejahi lõpusündmusega. Mina olen Noortekeskkonna nõukogu president ja minu nimi on Brigitta. Ja koos minuga on siin ka täna Meri-Liis ja Ilona. Teeme aplausi! Ja koos me täna seda üritust läbi viime. Aga kui te jäite korra mõtlema, mis asi on Noortekeskkonna nõukogu, siis te võite mõelda niimoodi, et igal ministeeriumil on nõukogu, mis siis annab nõu. Ja meie oleme noored nii-öelda miniversioon siis keskkonnaalaselt ja edastame seal noorte arvamusi keskkonnateemadel. Ja sellepärast, et me soovime, et Eesti keskkond säiliks ja meil oleks edasi ka tore elada. Aga mis meid täna ees ootab siis? Vaatame koos rohejahi tulemusi, arutleme tarbimise ja jätkusuutlikkuse teemal ja lisaks pärast tuleb meile külla kliimaminister ja muidugi lõpeb see päev ühe suurepärase ägeda kontserdiga. Aga ennem kui ma kutsun kampaania korraldaja, siis väike tehniline repliik. Et kui te teete täna pilti siin, siis ärge unustage kasutada rohejahi hashtagi ja see on #rohejaht. Ja samuti, kes te veebis olete, siis kommentaarium on avatud, jagage meie oma mõtteid või mis selle meeldib või kui teil on küsimusi, siis kirjutage. Ja nüüd ilma pikema pajatuseta kutsun kampaania korraldaja lavale, kes annab meile Kuusakoski rohejahi kampaania tulemused ülevaate. Teeme suure aplaus, Mari-Liis! Tere! Aitäh, Brigitta! Ja suur aplaus tuleb üks veel ja see tuleb kõikidele Eestimaa lastele, sest et ma väga-väga palun, et te nüüd teete nii tugeva aplausi, kui te saate, sest rohejaht tulemused on teie ees nüüd. Hurraa! Nagu te näete, 14 461 last ja noort üle Eesti, mis on täiesti fantastiline tulemus. Ja ainult mõnisada teist sai loosi tahtel täna tulla siia, aga valdav enamus vaatab meid üle veebi. Soojad tervitused teilegi. Et te tegite ära supertöö. 1,2 miljonit teeküünla ümbrist kokku kogutud ja 3,5 tonni vana elektroonikat, mis kõik on suunatud õigesti, uuesti kasutusse. Nii et see on väga super. Ja mis meile teeb veel väga suurt rõõmu, on see, et kõik maakonnad üle Eesti olid esindatud. Mis tähendab, Eestimaal ei ole valda või kus ei oleks keskkonnateadlikku noort. Et see annab meile palju lootust. Et suur aitäh kõigile. Ja kes teab, varasemalt olid meil kampaaniad küünlaümbriste jaht, tõstab käe, kes osales? Osalesite, aitäh. Ja oli ka nutijaht kampaania. Osalesite seal ka? Väga hea, mõned osalesid. Nüüd on nad kõik kokku koondatud, on rohejaht kampaania ja läbi aastate on tulemused veelgi suurepärasemad. 84 500 last on 8 aasta jooksul kampaanias kaasa löönud. Kokku on kogutud 19 miljonit teeküünla ümbrist ja kui need 3 sentimeetrised ümbrised niimoodi ritta kõik panna, tuleks sellest 570 kilomeetrit, mis on Tallinnast Kaunasesse. Nii et väga suur töö. Ja vana elektroonikat kokku kogutud 10 tonni, mis on sisuliselt siis selline suur mõnus autohunnik, mis te siin näete. Et imeline töö, suurepärased tulemused ja see kampaania ei saaks kuidagi elus olla, kui ei oleks sellist ettevõtet nagu Kuusakoski, kes sellesse on panustanud, kes usub Eestimaa noortesse, kes soovib, et nemad oleksid just need jätkusuutlikud, keskkonnateadlikud, meie järgmine põlvkond. Nii et suur tänu ja tunnustus Kuusakoskile ja siinkohal annan sõna üle Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa. Aplaus! Tere! Mul on käes pastapliiats, mis on umbes 10 sentimeetrit pikk, kui vaadata selliselt. Mina olen pisut alla 1,9 meetri pikk. Päris suur vahe, 10 sentimeetrit versus 190 sentimeetrit. Täpselt sama suur vahe on siis, kui
alumiiniumi ümber sulatada ehk koguda vana alumiiniumu kokku, kulub täpselt nii palju energiat ja kui kaevata seda alumiiniumi maa seest välja, läheb umbes nii palju energiat vaja. See on väga-väga suur vahe. Täpselt sama suureks on kasvanud see kampaania. Kui me 10 aastat tagasi alustasime küünlajahiga, meil ei olnud õrna aimugi, et see kampaania võiks kasvada nii suureks, et 10 aasta pärast on sellest osa võtnud pisut vähem kui 100 000 noort. Kui me paneme sinna juurde veel vanemad, vanavanemad, sõbrad ja õpetajad, siis me võime öelda, et kaudselt ligi pool Eestimaad on 10 aasta jooksul selle kampaaniaga seotud olnud. Ma olen äärmiselt tänulik, et see kampaania on nii suureks kasvanud. Ma olen tänulik kõigile nendele vanematele, kes on täna aidanud oma lapsi, õpetajatele, kasvatajatele, kes on suunanud neid lapsi. Ma olen tänulik partneritele. Üksi me jõuame Kuusakoskis teha palju, aga koos me jõuame kindlasti kaugemale. Nii et ma olen äärmiselt tänulik kõigile teile, kes te olete sellest osa võtnud, meie partneritele, meie sõpradele. Suur-suur tänu Kuusakoski poolt. Aitäh! Vau, need on tõesti vapustavad tulemused ja aitäh teile, noored. Aga me kohe alustame paneeldiskussiooniga ja selleks ma palun Toomasel tagasi tulla ja samuti palun lavale Telia tegevjuhi Holger Haljandi, Lääne-Harju valla vallavanema Jaanus Saadi, Stillapunt tegevjuhi Marina Kutel-Reile ja rohejahi kampaaniana muusika Gameboy Tetrisse. Teeme suure aplausi. Ja samuti palun lavale paneelijuhtima Imelist Ilonat. Paksutame. Oleme kohtunud. Oleme. Sa võid istuda sinna. Aitäh. Nii. Ma arvan, et teil on nagu endal ka väga palju tekkinud selliseid küsimusi, et kui palju keegi keskkonna heaks teeb ja et tegelikult meil on vaja suuremaid muutuseid kui lihtsalt see, et sorteerin prügi. Ehk siis tänane paneel ongi selle jaoks, et meil on siin 5 erineva valdkonna inimest. No mis kõiki neid ühendab keskkonnateema ja siis proovime natuke lähemalt teada saada, et mis toimub. Minust natukene, ma ise õpin Tartu Ülikoolis bioloogiat, lõpetan magistrit. Minu praegune teema on seotud metsadega, aga ma olen noorte keskkonnanõukogus, ma olen teistes organisatsioonides ja ma olen suht erinevat pidi keskkonnateemadega seotud. Et plaan on selline, et mul on mõned küsimused meie panelistidele. Kui teil on küsimusi, siis võite anda märku. Proovime teha niimoodi, et küsimuste jaoks, teie küsimuste jaoks jääks ka aega. Aga ma arvan, et ma alustan Gameboy Tetrisest. Tere. Mul on siin märgitud, et sina oled eeskuju. Kui nii märgitud on. Just. Miks sina arvad, et sa sobiksid sellisele üritusele eeskujuks ja kust on sul selline nagu elustiil tulnud? Ma arvan, et minuga juhtus see hoopis nagu teisest nurgast, et mul on 2 venda ja ma terve lapsepõlv kandsin nende riided, sest lihtsalt ei olnud raha, et osta. Ja viisin need pantpudelid, et saada mingid kopikad. Aga nüüd hiljuti mul poeg oli kaasas, ma viisin pantpudeleid ja ta küsis, et miks sa seda teed. Ja kuidagi moodi on hoopis nüüd ma saan aru, et ma seletades talle, mul isegi ei tulnud meelde nagu see kopikas või raha, et oli selge, et me taaskasutame neid. Et kuidagi nagu see muutus selliseks. Aga kas sul on näiteks kedagi enda eeskujuks ka, et kelle järgi sa, või kus sa inspiratsiooni saad just, et kuidas oma valikuid teha? Ma isegi selle pilguga ei vaata kedagi, ma arvan, et see igaüks peab nagu ise lihtsalt võtta harjumuseks nagu.
just. Ma arvan, et meie noortel on ka sarnane suhtumine, et see keskkonnateema on juba nii nagu tavaline asi, mida teha. Et pigem just võib-olla vanematel inimestel on raske seda muutust teha, et okei, nüüd hakkame keskkonnasõbralikuks. Nii, ma lähen siis edasi. Üks küsimus veel. Kui sa proovid igapäevaelus teadlikuid valikuid teha, näiteks, ma ei tea, süüa osta, midagi sellist, ja kui sa proovid teha seda keskkonnasõbralikult, et millised on need aspektid, mis on nagu kõige raskemad või mis probleeme tekitavad? No mul üleüldiselt nagu sellega päris keeruline, sest mulle väga meeldib osta asju. Ei ole vist kõige õigem inimene, kelle käest küsida, et ma teen parajasti need meeleolu ostud hästi palju. Ja aga kuidas... See on, ma arvan, et väga paljud inimesed on sellised, et see ongi just nagu, et kuidas sa siis sellistes olukordades hakkama saad, et kui sa tahadki endale palju uusi asju või teedki neid osta, et kas sul on midagi, mis tasakaalustab seda ostmist? Ma arvan küll, et praegu ma sain pisiku, ma kujundan ise oma korteri ja tegelikult päris palju asju, mida nagu ma võiksin osta uusi, ma tegelikult teen üle. Okei, jah. Käsitöö ka eriti äge. Oi, see on teraapiline. Just. Marina, teie tegelete Stillapuntis just nagu te võimaldate ettevõtetel kestlikke kingitusi teha. Inimesed ise saavad ka osta paremaid asju. Räägi äkki lähemalt, mis te teete? No meie ettevõte pakub siis väga palju erinevaid tooteid erinevatele ettevõtetele, et nad saaksid teha tänukingitusi. Ja läbi selle siis tegelikult tarbimine tõuseb märkimisväärselt. Ja meie oleme võtnud siis enda missiooniks, kui tarbida siis teadlikult, kui valida siis teadlikult ja läbi selle valikuprotsessi siis suunata ka meie kliente, et need oleksid võimalikult kvaliteetsed tooted, teeniksid kaua, oleksid kindlasti taaskasutatud materjalidest, ehk siis see jälejälg oleks puhtam ja ilusam. Milliseid tooted näiteks te ise kasutate või sa kasutad enda igapäevaelus, mis on teie tooted? Jaa, kindlasti. Ma kindlasti kasutan taaskasutatud materjalidest joogipudelid. See on minu igapäevaselt minuga kaasas. Seljakotid, mis on taaskasutatud plastikust. Samuti kui rääkida tekstiilist, siis näiteks minu meeskonnal on pusjad, aga need on taaskasutatud materjalidest, puuvillast ja polüestrist. Ja need on väga kvaliteetsed ja head ja mugavad. Nii et tänapäeval on see väga ägedaks tehtud inimeste jaoks. Mina näiteks ausalt öeldes ennem, kui ma selle üritusega ei tegelenud, siis ma ei teadnud teie ettevõttest mitte midagi. Ei olnud kuulnud. Ja tegelikult Eestis on päris mitmed ettevõtted sellised, kes tegelevad keskkonnasõbralike toodetega, aga need on kuidagi, neid on vähe või need ei ole kättesaadavad või kuidas seda probleemi parandada või et miks Eestis sellised paremad valikud ei ole nii kättesaadavad? Eks tegelikult see on selline järk-järgult kasvatamine ja harimine ja kommunikeerimine. Ja tegelikult Stillapundi eesmärk ongi selline, et jagada seda informatsiooni rohkem ja kui inimene juba teadlikum, siis ta oskab ka valikuid teha. Nii et ma arvan, et täpselt samamoodi võtta siis selle õpilase rolli ja olla igapäevaselt õpilane ja võtta
seda infot endale kasuks. Aitäh. Nii. Nii, käime kõik inimesed läbi ja siis teeme küsimuste vooru ka. Te saate ise küsida siis. Aga Marina rääkis meile õppimisest ja ma arvan, et kõige esimene teema, mida õppida keskkonna valdkonnas on prügi sorteerimine. Toomas, küsimus. Kui kasulik on prügi sorteerimine? Mis see meile annab? No see annab seda, et need materjalid, kui me lähme täna poodi või tellime internetist endal midagi, siis reeglina see kaup jõuab ju meieni erinevates pakendites. Kui tellime internetis, siis reeglina on seal ümber kile ja siis tuleb papp ja siis on sinna sisse pandud veel mingit sellist mullikile, et see asi seal sees nii palju ei loksuks ja katki ei läheks. Ja kui me nüüd vaatame, ainuüksi see materjal, mis meile koju jõuab, on juba pakendatud mitmesse erinevasse nii-öelda materjali, siis kui me ise need kodus ära eraldame üksteisest, paneme ikkagi pakendikotti ja olmeprügikotti või kasti, siis on võimalik neid jäätmeid eraldada. Kui me paneme need kõik ühte kokku, siis seesama pakend, mis meile koju jõudes on tegelikult puhas ja mida on nagu tunduvalt lihtsam ringlusesse võtta, on päeva lõpuks koos kartulikoorte, banaani ja jumal teab veel millega, et seda on väga-väga keeruline nagu puhtaks saada või peaaegu võimatu puhtaks saada. Ehk et nii-öelda, mida rohkem me suudame eraldada neid materjale enne seda, kui me võtame need ringlusse, seda lihtsam on neid ringlusse võtta. Aga kuidas siis see ringlusele võtt käib, et ma sorteerin prügi ära, viin selle pakendi konteinerisse ja mis siis edasi saab sellest pakendist? No reeglina kile ja papp ja paber eraldatakse omavahel, et kile suunatakse siis nendesse tehastesse, kus kile ümber töödatakse, papp ja paber teistesse tehastesse. Ja need jäätmed, mida siis mitte kuidagi enam lõpuni ei saa käidelda või ümber töödelda, siis kõige kehvemal juhul siis need lähevad kas põletusse või kõige viimane variant ladestusse prügimäele. Aga täna on ikkagi Euroopa Liidus võetud vastu see eesmärk ja meil Eestis samamoodi. Et prügimägi ja põletus võiks olla ikkagi kõige viimane koht, kuhu need jäätmed, mis meil tekivad, võiksid jõuda. Mis jäätmeid näiteks Eestis saab siis ümber käidelda? No kõige rohkem Eestis käideldakse või töödeldakse ümber täna metalli. Maailmas üldse metall on üks ümber töödeldavamaid materjali, esikohal on teras sellest. Et nagu ma ennem tõin selle näite alumiiniumi puhul, et pastapliiatsi pikkus versus minu pikkus on see energiakulude vahe, mida nõuab uue alumiiniumi või siis ümber töödeldava alumiiniumi peale kulutatav ressurss. Et siin on lihtsalt see ressursi vahe, mis me oleme valmis kasutama materjali töötlemiseks. Aga kuhu näiteks meie plastik läheb või kile? Meie plastik ja kile reeglina Eestis granuleeritakse ja saadetakse tehastesse, kes siis sulatavad sellest uue plasti. Et Eestis täna sellist arvestatavat tehast, kes plasti päris sulatakse ei ole, aga granuleerimist toimub küll Eestis. Okei. Ja üks küsimus veel, mis mul just pähe tuli, on see, et see prügi ei ole ju alati olnud nii suur probleem, et mis enne seda suurt prügikogust või mis probleemid siis olid või kas siis oli see prügikäitlemine kõik okei Eestis? Ma arvan, et see prügikäitlemine enne seda, kui me teadvustama hakkasime, et see probleem oli veel suurem probleem kui täna, et kui me läheme täna Pääsküla prügilasse, Jõelähtme prügilasse või mõnda muu Eesti prügilasse, siis me näeme seda tohutult suurt mäge, mis siis tänaseks on osaliselt küll kinni pandud, et seda probleemi ei teadvustatud siis, et keskkonna peale ei mõeldud, et kaevati, töödeldi, tehti, aga ega keegi väga selle peale ei mõeldud, kuhu see nagu panna. Et see, et me oleme sellele mõtlema hakanud, on ikkagi viimase 10-15 aasta teema, et kui 30 aastat tagasi ei mõelnud keegi üldse jäätmekäitlusele, siis pandi kõik kokku ja kuskile need jäätmed justkui nagu said, et viidi prügimäele, seal lendasid kajakad, tuhnisid asotsiaalid ja nii edasi, et selline oli elu 30 aastat tagasi. Jah, okei. Väga huvitav. Ma ei ole nii vana, et sellist aega mäletada, et minu arust on väga hea ja õpetlik kuulatagi lugusid, et mis oli varem ja mis me saaksime nüüd teha.
Nii, aga üks prügi, mis meil kindlasti praegu tekib väga palju, enne tekkis seda ilmselt vähe, on digiprügi. Küsiks teilt, kes te saalis olete, et tõstke käsi, kes teab, mis on digiprügi. Nii, okei, sihuke pooled teavad. Ja nüüd tõstke käsi, kes on proovinud enda digiprügi vähendada. Okei, need, kes on proovinud vähendada, need vist ilmselt teavad ka seda. Samad inimesed on. Jah, ma teilt ei küsinudki, te võite ka käed tõsta, kes teavad, mis on digiprügi või kes on proovinud oma digiprügi vähendada, jah, võite 2 kätt kasutada siis. Okei, kes teab, mis on digiprügi? Nii, ja kas te olete proovinud oma digiprügi vähendada? Ja, nii. Kas sa saaksid, oota, ma mäletan küll, mis su nimi on. Holger Teliast. Kas sa saaksid Gameboy Tetrisele ja ka meie lastele selgitada, mis see digiprügi on? No kõik see, mida me täna salvestame elektrooniliselt, see on mingisugune siis digitaalne asi, on ju. Et millal ta muutub prügiks ja mitte, see on siis nagu ka füüsilisel puhul, et mingid on kasulikud asjad, neid me nagu prügiks ei nimeta, on ju. Kasulikud pildid, mida me salvestada ja mingid failid, mida meil on vaja. Ja siis kõik see, mida me tegelikult salvestame, aga mida me mitte kunagi enam hiljem ei kasuta. See on tegelikult see, mis on nagu siis selline digitaalne prügi. See on nagu andmete pool ja siis teine on muidugi seadmete pool, et kõik need seadmed, mida me oleme kunagi kasutanud, need on kuskile kogunenud. See, et me vahetame kogu aeg oma seadmeid, vanad, mis nendest saab, et see on siis nagu teine selline suurem nagu digiprügi valdkond. Ja need on need 2 asja, mida meie kindlasti nagu Telias oluliseks peame, seepärast, et me iseenesest võimaldame seda digitaliseerimist, me võimaldame seda salvestamist ja me näeme ka, mis siis nagu selle kasutuse põhjal nagu tegelikult juhtub ja milline see jalajälg siis tegelikult on. Ja see on võib-olla meie kõige olulisem ülesandega teadvustada, et kõigile teile, sulle ka, et kui sa näiteks omal TikTokis scrollid, on ju, et mis siis sellest nagu juhtub. Et tegelikult sa mõtled, et mis seal ikka, mul see telefon juba olemas, ma kasutan seda, et see on ilmselt nagu ülikeskkonnasõbralik. Jah, ta on oluliselt keskkonnasõbralikum, kui sa läheksid vaatama seda videot bussiga teise linna kellegi juurde, on ju. Aga siiski tast tekib mingisugune jalajälg, sest selleks, et seda videot sinu telefoni laadida, on ülemas võrgud. Võrgud tarbivad seadmeid tarbivad elektrit. Seal on andmekeskused taga. Et täna on arvutuslikult kuskil 2-3% kogu siis sellist nagu heitgaasi tekkest on ju IT-sektori tehtud. Ja IT-sektor tarbib täna juba üle 10% globaalsest energia tarbimisest. Et siis saad aru, nagu, et kui suur mõju tegelikult IT-l on. Jah, IT aitab nagu väga palju ka vähendada seda vanamoeliselt tekkinud siis keskkonna jalajälge, aga ta tekitab ise ka. Tasakaal on täna hea, ilmselt ta tekitab vähem juurde, kui ta ära kaotab, aga ta siiski tekitab. Ja sellepärast peab nagu mõtlema, meie nagu Telia poolt peab mõtlema, mida me saame teha nagu suures mastaabis, aga tegelikult iga kasutaja ikkagi võiks ka mõelda üks hetk, et kuidas ta sorteerib oma prügi, siis nagu ta juba täna hakkab sorteerima sellist füüsilist prügi, kuidas ta hakkab sorteerima oma digiprügi. Et see mõjutab väga oluliselt seda, et mis see jalajälg tegelikult täiemalt keskkonnal on. Millised siis tegevused netis või on siis kõige suurema jalajäljega või mis see kõige olulisem digiprügi on? Kõige suuremad, kui me võtame IT-valdkonna kokku, siis kõige suuremad energiatarbijad on andmekeskused. Ja andmekeskuseid tegelikult kasutate te kõik siin saalis kogu aeg. Küsin korra, kas oskad öelda, mis andmekeskus on? Andmekeskus on siis see, kus tegelikult on kõik need serverid, mis huugavad selleks, et sinul oleks telefon, sinul oleks levi, sinul jookseks TikTok, sinule tuleks video, kõik need käivad läbi selliste suurte keskuste. Ja nendes keskustes on hästi palju siis seadmeid nagu arvuteid ja need siis kogu aeg vastavalt sinu tarbimise kasvale tuleb sinna kogu aeg neid füüsilisi seadmeid juurde, energia tarbimine kogu aeg kasvab ja kogu aeg see keskkonna jalajälg tegelikult suureneb. Ehk siis ka selles mõttes esimene asi, mida teha saab, on vaadata, et kuidas ma tarbin elektroonilist nagu vahendeid ja andmeid ja asju. Et kui ma suudan seda nagu teadvustada, et mul võib-olla ei ole vaja kogu aeg tarbida, siis see ka juba väheneb. Ja siis, kui ma tarbin, et siis ma lihtsalt saaks aru, et mida ma tarbin ja kuidas tarbin ja mis seadmega tarbin, et seda jalajälge nagu vähendada.
et sellist kaks võib-olla asjad, mida me ei pane tähele, on jah, näiteks seesama TikToki scrollimine, et me mõtleme, et see midagi ei tarbi, aga iga kord, kui sa seda videot vaatad, siis need andmemahud, mis liiguvad selleks, et see video sinuni jõuaks, need serverid, mis töötavad selleks, et need kõikide inimesteni jõuaks. Ja lisaks sellele need teenused on tehtud veel nii nutikalt ühelt poolt, aga keskkonna mõttes mitte nii hästi, on see, et iga kord, kui sa video ette saad, ta juba mängib. See tähendab, et ta laeb sulle neid videosid taustal kogu aeg juurde. Mida kiiremini sa scrollid, seda kiiremini ta laeb. Ehk siis selline tarbimine tegelikult on isegi telefoni poolt kordades suurem kui see, mida sa lõpuks vaatad. Et sa soovitad lugeda tekste hoopis? Absoluutselt, video ja teksti vahe on meeletu. Ma ei soovita seda, sest et ilmselt see on tarbimisharjumus ja sa saad sealt mingi parema emotsiooni ja võib-olla parem selle info kätte. Aga lihtsalt, et sa teaks, et kui sa seda teed, et mis selle taustal kõik toimub. Päris raske on piirata ennast, ma mõtlen. Aga mida nagu näiteks teha saab, on see, et sa mõtled, kui tihti sa oma telefoni vahetad näiteks. Et kas sul on vaja alati kõige uuemat telefonist, et telefon on teine nagu üks suuremaid nii-öelda jalajälje põhjustajaid, sellepärast et telefoni tootmiseks läheb tohutult maavarasid, kaevandamist, seadmeid, tehaseid, masinaid ja kui sa kasutaks oma telefoni näiteks 2 korda kauem, siis läheks vaja tegelikult maailmas 2 korda vähem seadmeid ja tekib 2 korda vähem põli. Et see on nagu nii otseselt seotud. Et ma ei tea, kust see tuleb, et jah, ma vahetan juba siis, kui ei ole tegelikult põhjust. Just. Aga kui sa mõtleks selle peale, et kas mul on vaja versus, et sellepärast tootis keegi uue telefoni, sellepärast kaevas keegi seda kuskil neid maavarasid ja pani seda asja kokku. Et kui tarbimine väheneb, siis vähendab ju ka tootmine. Ja kuidas nagu reklaamile vastu panna? Jah, Telia reklaamid on ikka väga... Aga me reklaamime ka taaskasutatud seadmeid. Teine asi, kui sa tahad tõesti vahetada, siis me võtame su telefoni hea meelega vastu. Et me ostame sult selle tagasi, ära viska seda ära ja jätta seda laua sahtlisse, sest et sellele saab anda uue elu. Ja me teeme selle korda, puhastame ära ja tegelikult müüme järgmisel kasutajale nii kaua, kus seade vähegi töötab, seda väiksem on jalajälg keskkonnal. Kui suur jalajälg on näiteks videomängude mängimisel? Võrreldav TikTokis scrollimisega või? No kordades suurem jälle, et kui me räägime tekstist, siis on nagu kordades suurem sul TikTok, mida suurem ekraan, mida parem kvaliteet, mida rohkem videot seal jookseb taustal, seda rohkem peab energiat tarbima sinu arvuti, see seade, see võrk, mille kaudu see nii-öelda sinuni jõuab ja see andmekeskus, mis tegelikult seda kõike töötleb. Nii et kõik see ahel saab kohe kordades võimendatud, mida suurem on sul telekas, mida suurem on pilt, mida suurem on graafika arvutis ja nii edasi. Mina näiteks avastasin, et eriti koroona ajal, kui meil oli hästi palju videotunde või Zoomi tunde, siis üks põhjus, miks võiks kaamera kinni olla, on see, et see võtab lihtsalt kordades vähem energiat, et kui lihtsalt kõnes olla. Absoluutselt. Ja soovitan alati ikkagi ka tagasi minna selleni, et inimesed on tore ka kokku saada ja nendega rääkida lihtsalt. Jah, praegu saab. Ei pea kogu aeg chatima videost. Just. Nii, aga mul on siis küsimus Jaanusele. Jaanus on siis Lääne-Harju vallavanem ja tegelikult üldiselt nende keskkonnateemadega on see asi, et päriselt mingit muutust ära teha, on meil vaja nagu kõrgemat otsust. Üks variant on ministeerium riigi tasemel. Meie siis näiteks Brigittaga proovime aidata ministeeriumit teha paremaid otsuseid. Aga teine tase siis Eestis on kohalikud omavalitsusest. Ja Jaanus, oskad sa rääkida, mis teie olete oma vallas ära teinud? Ja tegelikult see kõige hullem asi ongi see, et kui see otsus tehakse kuskil ministeeriumisse, siis hakatakse sulle alla seda suruma. Et meil on selles mõttes läinud hästi, et meil tekkis selline rohevalla algatus või roheline mõtteviis tekkis altpoolt ülesse, ehk siis kogukonnast endast tulid need mõtted ja soovid ja meie siis vallavalitsusena oleme pigem sellised toetavad ja ka võib-olla natukene sellised suunamudjad, et juhime nagu sinna, kuhu võiks minna. Aga mida me oleme ära teinud, et meil on näiteks üks autotee Paldiskis, kus on kasutatud siis 2000 purustatud plastikpudelit, on pandud sellesse nii-öelda tee sisse, et see on nagu selline väga hea näide selleks, kuidas saab seda taaskasutada teatud materjali. Ja siis on meil näiteks toidukapid, mis on väga populaarsed. Meil on üle valla 7 toidukappi, mis toimivad siis päikeseenergial
ja see toidukapid, et kui me räägime siin, et me ostame palju toitu, tegelikult seda toitu ei peaks üldse palju ostma, seda saab tegelikult toidukappidest ja mõnel inimesel on tekkinud ka see, et kui ma lähen sinna toidukapi juurde, et siis on äkki kas ma olen vaene või et mul on raha ei ole, et sellepärast ma lähen sinna, aga tegelikult see on nii muutunud, et meie valla näitel küll, et kõik kasutavad seda ja meil on koostöö siis erinevate poekettidega, kes igal õhtul sinna toitu annavad ja inimesed siis sealt seda toitu võtavad ja see on nagu väga hästi tööle läinud. Mis see toidukapp täpsemalt tähendab? Sinna pannakse siis toiduaineid, kas siis näiteks need poes, mis on parim enne või kõlblik luni hakkab lähenema, et sinna tuuakse siis saiad, leivad, seal on siis ka külmkapp sees, et sinna saab siis sellised, mis külma vajavad ja inimesed kasutavad ja ka meie näiteks vallavalitsuses, kui meil on mingi üritus ja seal jääb toitu järgi, siis kõik see toit rändab siis sinna kappi. Ja kõik käib ka siis Facebooki teel, et keegi pani midagi kappi, teeb Facebooki pildi ja siis tekib sinna siis selline järjekord. Mis oli üks paremaid näiteid, oli näiteks Ironmani võistlust, et võib-olla kõik teavad, hästi suur võistlus ja seal hästi palju toitu jäi järgi siis ja tõesti võileibu ja kõik neid roogasid ja kuskil nädal aega me oma toidukappe täitsime nendega, et terve vald oli meil söödetud ja poeketid loomulikult väga õnnelikud ei olnud, sellepärast keegi poest midagi ei ostnud, aga see toimis hästi. Ja kui me rääkisime siin ennem ka sellest prügi sorteerimisest, siis tegelikult me peaksime elama niimoodi üldse, et prügi ei teki, et prügi on tagajärg. Et meie oma vallas ka püüame seda just, et me seda prügi ei tekita, et me näiteks vallavalitsuses oleme siis likvideerinud kabinettides prügikastid ja ma soovitan teil ka õpilastel täna, et kui te nüüd peale vaheaega kooli tagasi lähete, likvideerige koolidest, klassidest need prügikastid ära ja te näete seda, et kuidas te hakkate ise tegelikult teistmoodi käituma ja prügi vähem tekitama. Kas ma võin korra öelda vahele? Kusjuures viimane kord, kui me käisime teil külas, kujundasime siis oma tekstiilid, siis ma väga tähelepanelikult kuulasin sind. Ja mina näiteks likvideerisin oma prügikasti kontoris. Nii et iga kord, kui mul tööpäev lõpeb, siis ma võtangi kõik oma paberid, kõik kiled ja meil on sorteerimiskastid kontoris ja siis ma teen seda. Aitäh! Ikkagi strateegilistest kohtadest nad peavad olema. Et no jaatise putka juures näiteks. No, sa ei saa mitte panna. No. Ja teine asi, kas sa pead seda jäätis sööma alati vaata. Et mida me räägime ka töö juures ka, et no näiteks need kommid ja kõik need asjad, et siis sa võtadki, sa sööd selle kommi ära, sa tead, et sa lähed paksemaks ja kõik tervislik teema. Et peab mõtlema nagu selle peale, kas alati peab seda jäätis sööma. See on tõsi, jah. Või siis süüa vahvlijäätist, vaata, või noh, kus on niimoodi pakendit ei ole, vaata. Masinajäätis. Masinajäätis näiteks. Kohe otsa. Siin esimesel korda saab, ma võin öelda. No on, et... Teil on hästi äge see slogan. Ja, et hashtag harju ära, et see ongi meie vallas slogan, mida me siis kasutame, et inimesed harjuksid ära selle rohepöördega. Ja teie ka siis, et teie noored oletegi siin saalis, et rohesaadikud tegelikult, kes saate täna lähete koju siit ja saate hakata seda maailma muutma. Kui palju teie liikumisega on näiteks ettevõtted kaasa tulnud või just vanemad inimesed, et kui hästi meelestatud nad on? Ja, et kui me räägime inimestest, siis kõige parem sihtgrupp, keda mõjutada on need noored, kes siin saalis täna istuvad ja tegelikult siis eakamad pensionärid, nemad on nagu kuulekamad. Aga näiteks minu vanuses inimest panna midagi teistmoodi käituma, see võtab ikka päris palju aega, et me oma rohevalla asjadega oleme ka tegelikult 6 aastat ja me näeme ka siis meie vallavalitsuse ametnike pealt, kui raske on tegelikult mõjutada inimesi panna teistmoodi käituma. Et aga jah, eakamad ja just noored lähevad väga hästi nendega kaasa. Ja ka ettevõtted tulevad kaasa, et me teeme koostööd näiteks Tallinkiga. Tallink siis kõik oma vanad kardinad või siis tekstiilmaterjalid, mis neil tekivad, nad saadavad meile valda need ja me teeme nendest poekotte sellised, need on väga populaarsed, me oleme teinud kuskil vist üle 10 000 koti ja see on nagu meie valla selline bränd ka. Ja kuidas me tekkis see Tallinki koostöö mõte oli see, et olin ise Tallinki kruiisil ja olles seal kajutis, vaatasin, et selle kardinas on auk sees. Ja kruiisilt tagasi tulles kirjutasin Tallinkisse, et mis te teete nendega, siis nad ütlesidki, tegelikult ongi Eestis probleem, et tekstiilmaterjalide ümber töödelda on raske või neid ei töödelda üldse, eks. Ja kui nad kuulsid, et me oleme huvitatud nendest, siis tuli meil väga palju neid kangeid, sest muidu need seisid kuskil neid ladudes ja meil on jah üks õmble täna, võib-olla järgmine nädal saame ühe õmble juurde, kes neid kotte meil kogu aeg toodavad ja
ja hästi on meil nende ettevõtetega jah, või siis ka Ironmaniga teeme hästi koostööd ja meie vallavalitsuse ametnikud on ka siis Ironmani võistluse rohesaadikuteks siis, kes vaatavad, et kõik jäätmed läheks õigesse kohta ja nii edasi. Okei, kas meil on saalist mõnda küsimust? Jah, see on üks. Mikker tuleb ka. Ma tahtsin küsida, ma ei tea, kas mul osatakse vastata, aga kui palju sellest taaskasutusse minevast materjalist läheb kaduma sulatuse käigus? Oleneb hästi palju materjalist, et kui me võtame alumiiniumi või metallid, millega kuusekoiski täna tegeleb, siis meil see kadu on tegelikult väga-väga väike. Alumiiniumi ja paljude teiste metallidega on see, et seda saab lõputult, et täna tuleb sealt mobiiltelefoni raam, homme tuleb Audi esiporitiib ja ülehomme tuleb võib-olla veel midagi muud, et joogipurk, et teda saab lõputult ümber sulatada ja tema omadused ei muutu. Terase puhul ka omandused väga ei muutu, sulatuse arv ei ole nii suur, aga plastide puhul ma arvan, et kui see kadu tekib, siis see kadu võiks tekkida ainult sellest, et see materjal, mis sinna nii-öelda sulatusse läheb, ei ole üheliigiline või homogeenne. Ja seal võib tekkida mingisugune vastuolu, aga need kaod ei ole kindlasti suured. Nii. Kas meil on veel küsimusi? Nii. Näiteks digiprügi teemal, see on väga huvitav. Digiprügi teemal jah, ma võin öelda, et tegelikult koolid olid kõige aktiivsem nii-öelda organisatsioonide liik, kes digiprügis osalesid. Et meil oli üle 150 kooli, kes oli kaasas, et kui me jaanuaris tegime sellist nagu hoogtöökoristust, nagu teeme ära tüüpi. Et see on hästi tore, et koolid on kaasas ja see on ilmselt ka tänu sellele on see teadlikkus siin suur, et mis see on ja selle mõju on ka väga suur, sest et noored täna teie, ma pakun, tekitate üks suuremaid nagu digiprügi liike, mis tekib, on ju pildistamine, videod, saatmine, et kui ja lisaks kõik need andmed ja salvestused, mida tegelikult võib-olla on vaja ainult hetkeks, on ju, või ei ole isegi vaja hetkeks, et kui selle peale nagu mõelda, siis selle mõju tegelikult on lõpuks päris suur, et selles mõttes on äge, et olite kaasas, et meil oli ligi 3000 inimest ja 400 organisatsiooni ja sellest 150 olid koolid. Et selles mõttes oli nagu super äge. Okei, ma teeks teiega sellise mõtteharjutuse, et ütleme, ma olen koolis näiteks õpilasesinduses ja peaks mingit ägedat üritust korraldama. No näiteks, ma ei tea, mingisuguse peo koolile. Ja on näiteks dekoratsioone vaja. Kuidas võiks sellele läheneda? Kas teil on kellelgi hea mõte, et kuidas võiks... Oleneb mida dekoreerida. No ütleme, meil on näiteks koolisaal ja selle võiks teha ägedaks. Mis hooaeg on? Kui sügis on lehed? No ütleme maikuus, et kool hakkab lõppema ja tahaks teha peo. Midagi, mis on olemas, saab teha hämaramaks ruumi, panna Rimi kilekotid lambide peale, siis on selline hea punane. Mulle meeldis, kui sügisel on, et siis tegelikult kõik lehed õuest tuua, mõtle kui ilus värviliseks teeb kõik. Ja mõtle, kui palju koristamist sellele oleks. Okei, aga siis sellisel üritusel oleks kindlasti vaja ka midagi filmida, pilte teha. Kuidas sellele võiks läheneda niimoodi, et me juba ei tekita seda digiprügi, et mitte, et me pärast ei hakkaks kustutama, vaid et kuidas sellele enne mõelda? No ainuke variant enne seda teha on mitte seda teha. Võtta kunstnik, las joonistab. Aga kui seda teha, jah, siis peab mõtlema lihtsalt selle peale, et seda ei oleks nagu raisatud, et me filmiks teeks ikkagi ainult neid klippe, mis päriselt loob väärtust, mida tahetakse vaadata, millel on mingisugune mõju ja siis jagada neid sellistes kanalites, kus nad siis kas kustuvad, on nii-öelda hetkeliselt või neid saab pärast siis kustutada ja mitte kindlasti nii-öelda saata lihtsalt üksteisele iga ühe telefoni, et siis juba pigem kasutada sellist nagu striimimislahendustest, et lõpuks see on ikkagi parem ja need keskkonnad just, mis võib-olla ainult hetkeliselt sulle näitavad, need on ka tegelikult väga hästi ju mõeldud läbi selle peale, et keegi kuskil ei salvestaks midagi, ma näen ta mingiks hetkeks ära, siis see kustub
ja tegelikult seda ei ole ju enam vaja pärast mingi aja pärast. Võiks üldse telefonid ära võtta nagu peo ja ajaks lasta. Jah. Ma ei tea, kes oleks nõus sellega, et teeks sellise koolipeo, kus telefonid ei ole lubatud? Aga siis kava peab olema hea. Õpetajatele äkki meeldiks. Õpetajatest kõik päev. Just, nii. Aga meil tuleb sinna ka paar külalist. Aga me oleme õpilased ja meil ei ole raha. Aga tahaks nendele külalistele midagi pakkuda. Et kuidas sellele võiks läheneda? Oleneb, mida sa pakkuda tahad, et näiteks sa võid ju toidukappi minna, kus vallas on see toidukapp olemas, et sealt. Aga ma ütlen ka, et tegelikult võib-olla eriti õpilaste puhul, et tasub küsida, pöörduda erinevate ettevõtete poole, et kindlasti aidatakse ja kas või sama Telia näiteks siin vahetab välja või teeb midagi, eks aitab, et ükskõik, et ma ütlen, meie kui pöördume, kui meil on näiteks midagi vaja vallas või seda mööblit või seda, siis me paneme info meie Facebooki üles ja sealt tuleb need pakkumisi. Näiteks regionaalhaigla vahetas endale arvutipargi välja ja kõik see vana kasutatud arvutid, mis olid täiesti töökorras, need anti meile, me saime vist sealt ligi 100 arvutit, et ja läksid koolidesse kasutusse, eks, et alati tuleb nagu küsida, et ei tasu, et igal ettevõttel kuskil niikuinii midagi seisab, mis ei ole vaja. Ja mina omalt poolt saan lisada ka seda, et tänapäeva noored on väga ettevõtlikud ja nad oskavad väga loominguliselt mõelda, et mina ka päris tihti saan kirju, kus siis pöördutakse küsimusega, et kuidas meie näiteks saaksime aidata kingitustega. Ja on olnud kindlasti selliseid projekte, kus võib-olla ei õnnestunud kõige paremini, aga tooted on korrektsed ja korralikud, siis me kooskõlastame oma klientidega ja me oleme selliselt annetanud ka kingitusi, mis on praktiliselt kvaliteetsed ja toovad kindlasti kasutuses rõõmu ja selle poolest siis noored on õnnelikud, et nad said selle küsimuse ära lahendatud, kingituse tulemas ja nad jõuavad siis kasutusse. Mardisandidele ju annavad need maiustusi, et samamoodi koputad, meil on koolis pidu. Ja, aga kui näiteks teid kutsutakse sellisele üritusele, siis mida teie sooviksite? Et just näiteks tahetaksegi meeneid anda, aga milline see nagu ideaalne meene oleks? Ma võin vastata siin, et just see ideaalne meene oleks see, mis sulle ei antagi, et seda üldse ei ole, sul ei pea alati olema, et see on kuskil mingi, ma ei tea, mis ajast on jäänud, peab alati külvama üle kingitustega kedagi, eks. Aga kui tõesti on see soov, siis ma soovitan kindlasti Marina poole pöörduda, et need oleks valmistatud taaskasutatud materjalidest või mis iganes, et näiteks see samma pusa, see on valmistatud ka taaskasutatud materjalidest, et me ise ka kingime neid kõigile, aga see sõnum on ka selle juures, et me ei tarbi üle või ei soeta mingit uut asja. Ja enne seda veel on tegelikult ka selline virtuaalsed meened, ehk siis, et kas see on tänu, heategu, abi, et mingid sellised asjad on veel enne, kui me jõuame, ma arvan, pakendatud nii-öelda. No ja tegelikult enne virtuaalselt on tegelikult olemas ka otsene kontakt, kus sa siiralt naeratad ja südamest ütled need tänusõnad. See on kõige suurema väärtusega, ma arvan. Aga füüsiliselt saab kinkida kogemust ka, pilet teatrisse näiteks. See on alati tore. Just. Ma pole ammu enam koolis käinud, ma ei ole koolipidusid teinud, aga kas on mingi aspekt selle juures veel, mida te tahaksite meie külaliselt teada? Et kuidas sellele probleemile läheneda? No ilmselt tekib prügi. Ja kuidas näiteks hakkama saada suurte prügikogustega, kui peab ise sellega tegelema, et näiteks tekibki rohkem prügi, kui õue prügikasti ära mahub. Mis siis teha selle prügiga? Tegelikult juba midagi valesti tehtud, kui nii palju prügi tekib ühe üritusega, eks, et jälle, kui need noored näiteks, kes siin saalis on, hakkavad mingit üritust korraldama, koolipidu või mis ükskõik mida, et siis peaks kindlasti läbi mõtlema, et see jalajälg oleks võimalikult väike, et see prügi ei teki nii palju, eks, et aga kui seda tekib, siis need prügikaste, kuhu viia tegelikult on, aga lihtsalt jälle see, et see oleks ka õigesti sorteeritud kõik, et kuhu seda viid, ja siin taaskord kasutada ettevõtete abi. Meie oma vallas näiteks korraldasime aastaid talgupäevasid ja siis üks jäätmekäitlusettevõte tuli appi, andis meile tasuta konteinerid selle jaoks näiteks, et
ja täna on hea vaadata, et paljudel suurüritused on läinud ikkagi selle peale, et sul ei ole neid pakendeid seal on ja sul ei ole neid ühekordseid nõusid ja ühekordseid topse ja see ringlusmentaliteet, jah, seal on veel natuke raskendatud sellega, et sa annad pandi ja siis ta tagasi ja see on võib-olla kohmakas, aga see mõtteviis on ikkagi väga hea juba, et sul tegelikult sealt ürituselt otseselt söömisega enam prügi ei teki, mis vanasti oli ju tohutu, sul ühekordseid nõud ja mingeid asju, nuge ja kahvleid, topse ja värke ju tekkis igale poole. Et seda on nagu väga hea näha, et seal on juba süsteemid loomas. Ja samamoodi on pakendiga, kui sa saadad nagu midagi, et tekstiili näitega mul tuli meelde ka, meil on väga äge startup ettevõtte Kiud on ju Eestis, kes tegelikult töötab tekstiili ümber pakenditeks. Telia kasutab juba enamus meie pakenditest, läheb nende Kiud pakenditega, mis on, sa saad seal telefoni seal kätte, sa annad selle pakendid, paned tagasi sinna pakiautomaati, see läheb järgmisele, ühte pakendit saab kasutada 10 kordi on ju. Ja siis saab jälle ümber töödelda, et väga nutikas ja abiks, sest et ütleme meie äris, kus meil ongi ikkagi seadmeid vaja Gameboyle viia on ju iga aasta uue seadme, siis kuidas seda teha ilma pakendita on ju. Et muidu seda on, täna veel ei oska seda ilma pakendita sulle post sinna pakiautomaati panna on ju, et siis vähemalt teeme seda ringluses olevalt taaskasutatud tootud pakendiga, et mis on väga mõnus ja meeldiv ka veel, ma ei tea, kas te olete näinud ja katsunud seda, et see on isegi nagu mõned kliendid ei too tagasi, et see on nii mõnus pakend, et ma kogun omale asjad sinna ja taaskasutan nagu kodus seda pakendit või kingin edasi või. Ja ta näeb väga esinduslik välja, seda väga viisakas ka kinkida sellega midagi, täiesti. Et ma arvan, väga palju meie sellest nagu siiani tekitatud prügist on võimalik võib-olla niimoodi ära lahendada, nagu see pakendi mõtteviis on. Et okei, ma ei pea võib-olla kasutusarjust müüma, et mul on vaja see kuidagi sulle toimetada mingisuguses karbis. Et võib-olla on ka teistele prügiliikidele sarnased lahendused varsti tulemas. Kas on mingit sellist riiki, kus on nagu see jäätmete käitlus nagu väga hea, mis võiks olla nagu Eesti eeskujuks? Või kas Eesti on just nende jäätmete käitlemisega ja üldse keskkonna mõtlemisega esirinnas hoopis? Ma olen päris kindel, et see digiprügi teema oleme me sellega esirinnas. Et vähemalt ümberkaotsed riigid on küll meist õppust võtnud ja see sai nagu selles mõttes üks hoogtööna alguse, nagu meil oli see teema ära, mis oli ka ju Eestist nii-öelda sai alguse, nüüd on üle maailma. Et ma usun, et sellega võiks ka olla nagu täitsa eeskujuks üle maailma, et seda teadvustada ja sellega tõesti regulaarselt kogu aeg tegeleda. Sest kui kogu maailm hakkaks sellega tegelema, siis oleks nii palju vähem vaja kõike seda ressurssi ehitada jälle digimaailma ülevalhoidmiseks. Ja teine näide võib-olla, mis ma tooksin, on ikkagi rohejaht. Minu arust see sündmus on märkimisväärne ja kindlasti väga paljudele riikidele suureks eeskujuks. Ja ma arvan, et see hakkab aina võimust võtma, mis on hästi tore. Kuidas näiteks Ameerikas digiprügiga on? Seal ilmselt tekib seda tohututes kogustes ja kas seal on mingit sellist koristusliikumist? Hakkab tekkima kindlasti, aga vot ongi see, et me siin väikses riigis teeme võib-olla väga suure töö ära, aga selle globaalne mõju on väike, aga see globaalne mõju selle eeskujuna ja see, kuidas seda teha ja on hästi raske seletada, sest seda ei ole nagu füüsiliselt, see ei näe seda. Aga see ongi see võib-olla põhitöö, mida me saame siin ära teha just, et maailm paremaks muutuks, mitte et me läheme nende digipürgi koristama, aga me räägime sellest, kuidas seda teha, mis mõju sellel on ja üldse jah, seda teadlikkust, et sa saaks aru, et kui sa tarbid, mis tekib, kui palju on ju. Et jah, see on virtuaalne või selles mõttes see ei ole nagu käega katsutav nagu see prügikast, mis sul täis saab. Aga küll, aga sa näed, kuidas su telefoni mälu täis saab. Ja siis tavaliselt, mu mälu on täis, mul on vaja uut telefoni. No tegelikult ei ole vaja uut telefoni, kui sa selle nüüd ära puhastaks, siis tegelikult telefon töötab väga hästi edasi. Et tänapäeva telefonid on ju nii kvaliteetsed, nad töötavad, mul endal on 4 aastat vana telefon, mul ei ole mingit mõtetki seda veel vahetada, et eriti kui sul kogu aeg on mälu puhas hoiad, siis muud piirangut seal ei ole. Nad teevad samasugust välja ka. Jaa, täpselt sama. Aga kui palju võiks siis see mälumaht telefonil olla? Näiteks. No sellise tavalisele inimesele. Teeb palju pilte. No täna, kui sa ostad telefoni, siis seal ongi juba minimaalsed mälumahad, millega nad tulevad, ongi seal kuskil, ma ei tea, 64 võib-olla või, ma ei tea, vist väiksemat enam ei ole. Et sest kõige väiksemast mälumahast täiesti piisab, ma ütlen, et sul ei ole vaja. Küll aga jah, need päris vanad telefonid, mis olid võib-olla algasid seal 8 ja 16, no nendega läheb keeruliseks puhtalt selle pärast, et need pildid juba, mis täna liiguvad, need videod liiguvad, need lihtsalt ei tööta seal enam. Aga kui ta on 4 aastat vana, mul on 4 aastat vana, no see on täiesti uueväärne. Ma arvan, et seal 5, 6, 7 aastat vana, kui me iPhone'i mudelitest räägime, siis me täna müüme
iPhone 11, 10 täiesti nagu töökorras kasutatud, nii-öelda taas elustatud ja täiesti piisavad tänasteks vajadusteks. Ja need on ikkagi juba 6-7 aastat vanad mudelid. Aga kas ma võin küsida ise vahele, et kuidas teie kommunikeerite üleüldse rahvale seda, et kui edukalt üldse inimesed võtavad vastu seda informatsiooni digiprügi kohta, kui hästi nad soovivad süveneda sellesse teemasse, et ma hindaks seda ikkagi väga heaks, et kui me vaatame, kuidas see digikoristuspäev nagu on läinud, et kui palju ettevõtteid seal kaasas on, kui palju tuhandeid inimesi sellega kaasas on. Need on ainult need, kes raporteerivad meile, ütlevad, et nad on kaasas. See mõju on kindlasti veel laiem, aga juba see, et need, kes meile ütlevad, et nad on kaasas, kui palju tegelikult andmeid kustutatakse selle käigus. Viimati oli siin just Kaitsevägi tuli täiesti rääkis nagu põhjalikult, kuidas nemad seda tegid, kuidas nad kustutasid seal. Nad võtsid selle digikoristuspäeva terve nädal ette ja kustutasid ära 40 tera andmeid, nagu ainult üks ettevõte juba. Et kui me räägime siin, et 16 giga, see 40 tera, see on juba hoomamatu suurus, see on nagu 10 000 kasutajaid ühe ettevõtte poolt nagu põhimõtteliselt selle jalajälje mõttes võrreldav. Et kui sellised just, et ma arvan, et siin ongi, et suurettevõtted peaks esiteks võtma selle nagu liidist, et nende mõju on kõige suurem ja nemad ka eeskujuna tegelikult tõvad kaasa kogu selle nii-öelda ühiskonna ja teine väga suur eeskuju on ikkagi noored, et kes kasvõi sama koolide näide või tegelikult mul nagu väga hea meel vaadata ka, kus noored on eeskujuks täna, et nad ka suruvad ju meid, vanema generatsiooni inimesi, et kuulge, mõelge tuleviku peale, et te siin rikute meie keskkonda, et me peame siin elama kauem kui teie. Ja see surve on väga vajalik, et siis me hakkame mõtlema, et tõesti, et mind võib-olla ei ole siis, aga nemad, et kuidas see keskkond nende jaoks jääb. Et see on väga vajalik, nii et suruga meid edasi. Ja, aga see digikoristus oli väga põnev ettevõtmine ka meie ettevõttes. Võttis meil nädal aega ja juba arvasid, et kõik juba käisid enam-vähem kõik kohad üle, aga siiski leidus ja see oli juba, teate, nagu aardejaht või kuidas, sealt veel saame korda. Ja mul oli väga uhke tunne peale seda, teate, nagu teedki täiesti füüsilise koristuse, sa näed, sul põrand läikib. Istusid oma arvuti ees ja mõtlesid, issand, kui tublid me oleme. Nii et aitäh, üleskutse oli väga hea. Ja mõned asjad veel, mille peale ei mõelda, et üks asi on need videod asjad, aga teine on e-mailid näiteks. Et sa saad kogu aeg, sa saadad kogu aeg ja see kõik jääb ju kuskil alles. Sa mitte kunagi ei korista ja sul mitte kunagi ei ole vaja ju uuesti seda e-maili, mis sa saatsid. Aga see jääb sul kuskil alles. Või selle, mis sa said, mis on juba vana, sul ei ole seda kunagi vaja. Ja me tegime ühe sellise hoogtööga oma meiliserveriga, mis meil oli juba nii-öelda aegade algusest saati, ütleme niimoodi. Ja sealt 90%, isegi üle 90% tegelikult andmetest kliendid enam ammu ei kasutanud, nad seda kontosid ei kasutanud. Ja selle tulemusena me panime kinni 180 serverit. Kui me räägime serveritest, mis on sellised nii-öelda andmeid tarbivad nii-öelda arvutid, 180 tükki lihtsalt neid ei olnud enam vaja. Sellepärast, et neid andmeid mitte keegi kasutanud, nad lihtsalt hoidsid neid ja salvestasid, sellepärast, et keegi ei olnud sinna sisse vaadanud, et kas keegi neid kasutab või mitte. Ja see on tohutu hulk, sellest me saame teenindada veel tükk aega, ilma et me peaks endale nii-öelda uut riistvara ostma. Kas samamoodi jäävad alles ka näiteks, kui sa Messengeris tekstid kellegiga, et nagu need sõnumid, kas nad võtavad nagu sama palju seda ressurssi kui e-mailid? No jah, seal ongi see tekst versus video, aga enamusti on tänapäeval ju seal jagatakse videosid ja kui need videod alles jäävad, siis need võtavad ikkagi nagu kordades rohkem veel. Et need e-mailides, üldiselt on ka attachid ja asjad, et jällegi kasutuslikult sa tahaks saata endale, saadan neid pilte näiteks e-mailiga, saadan neid faile. Aga selleks on täna väga head sellised ühiskasutuskeskkonnad, sa paned selle faili üles ja jagad kogu ettevõttes, kõik saavad vaadata. Mitte, et sa saaks 100 inimesele attachi versus sul on ühes kohas ja kõik vaatavad. Jälle 100-kordne vähenemine nagu selles väikses tükis. Et niimoodi nagu selle mõtteviisiga nagu tegeledes tegelikult neid kohtasid, kus me raiskame, on nii meeletud. Ja me ei tee seda teadlikult, sest me lihtsalt ei tea. Aga nüüd, kui see teadlikkus kasvab, hakkad selle peale mõtlema, tohutult palju on võita. Aga täna Facebook Messenger minu teada ei paku ka seda võimalust, et kui sa mailbox'is saad endale seadistada kuidagi, et ta kustutab ära, ma ei tea, vanemad kui 1 aasta vanad e-mailid, siis seal on lihtsalt clear chat ja that's it, et sul läheb kõik minema sealt nii-öelda eilne ja 2 aastat vana nagu vestlus. Et tõenäoliselt ka ütleme selliste väga-väga suurte ettevõtete nagu Meta, kes Facebooki ja WhatsAppi ja neid omab,
et see on järgmine nagu tootearenduse pool, kus sa saaksid nagu määrata ära, et sul tõepoolest ei olegi vaja vanemaid chatte kui kuu aega vanad näiteks. Et see lõpp kustub sealt kogu aeg automaatselt ise ära, sest täna, kui sa hakkad nagu otsima midagi sealt, sa näed, et ta justkui nagu jookseb korraks kinni on ja kui sa jõuad sinna 3 kuu tagusesse aega ja eriti kinni jookseb ta siis, kui video on ja need samad serverid, millest Olger rääkis, et need hakkavad nagu kuskilt hakkab mingi tohutu möll käima, et ta peab taaselustama selle, mis natukene justkui on juba jäänud magama, mida tegelikult meil ju enam vaja ei ole. Absoluutselt ja sellepärast ma nagu alati kutsungi üles, et need suurettevõtted on need, mis peavad seda eeskuju näitama, sest nende mõju siin on kõige suurem. Et sina võib-olla üksikisega mõnda asja teha ei saagi, aga see ettevõte saab sinule luua mingi võimaluse või seda nii-öelda sinu eest teha. Et siin on nagu kõigil on mingisugune roll ja mõju ja igaüks peaks teadvustama seda endale. Aga mul ongi siis küsimus, et okei, ma olen noor, tahaks midagi head ära teha. Kõige parem olekski ära teha suurettevõtetes, parandada neid, aga siin on raske jõuda. Et mis on teie soovitus, et kuidas saada kellekski, kellel on nagu suurem mõju just keskkonna valdkonnas? No siin võib alati nagu sellest, et kõigepealt, et kui sina enda jaoks teed selle asja selgeks, siis sinul on mingisugune ju sõpruskond, mingi tutvusringkond, perekond, kus sa saad olla see eestkõneleja või selline eestvedaja, et alates sellest, et kõigepealt endale, et kõigepealt, mis sina saad ära teha, siis kuidas sa saad seda eeskujule näidata. Ja ma ütleks, et kui nüüd täna mingit elukutset valida või õppima minna, mina julgen lihtsalt soovitada oma professionaalist lähtuvalt, et kuna me liigume digimaailma suunas, et mida rohkem inimesi seal ennast nii-öelda selle maailma jaoks ennast ette valmistab, et on ükskõik mis valdkonnas siis, aga ütleme selle digimaailma on ta see alates programmeerimisest kuni teenuste ehitamise, kui nende müümise, turundamise, kommunikeerimise, et kui seal ahelas juba sisse minna sellise mõtteviisiga, et ma tahan seda kõike teha niimoodi, et ta mõjutab keskkonda vähem, siis see on see, mis meie tulevikku tegelikult nagu puhtamana loob. Kellelgi on paremaid variante, kergemaid? Ei, paremaid kindlasti ei ole, mis võib-olla kui vaadata päris nagu jäätmeid, mitte digijäätmeid, vaid need käega katsutavaid jäätmeid, siis võib-olla esimene asi on see, kui vanematega sõidate maale või vanemale vanaisale külla ja kui tehakse tanklapeatus, siis kellele haaratakse kakao, kellele kohvi, kellele tee, et kui ma ei eksi, siis mitusada tuhat kohvitopsi tekib Eesti tanklate kohvimüügist igapäevaselt, mitte aastas ega kuus. Et see on see pool, kus saaks juba vaadata, et äkki ikkagi ostaks ühe korra selle termose või kohvitermose, mida need samad tanklaketid müüvad, et saab seda korduskasutada ja kui poodi minna, siis ei pea ju, siis võiks olla see kott nagu endal kaasas, et ei pea mõtlematult seda 30 või 40 eurosenti, mis need kilekotid seal all sahtlis täna nagu maksavad, sealt haarama, et need on sellised kõige lihtsamad ja kõige esimesed nagu märgid, mida saab muuta ja kui seda rääkida ka sõpradele, et papist kohvitops on so yesterday, siis ma arvan, et see juba muudab olukorda. Aga kui nagu kooliõpilastel ilmselt, kui nad hakkavad lõpetama, siis peab nagu päriselt midagi valima. Et mis oleks see siuke loogiline käik, et mida võiks siis valida? Ikka see, mis meeldib kõige rohkem. Ja ma tahtsingi öelda selleni, et eelkõige tänapäeva noored on hästi loomingulised ja nende mõttelend on hoopis teissugune kui siis vanemal generatsioonil. Ja minu kõige suurem soovitus ikkagi oleks see, et kuulata eelkõige iseennast, mis pakub päriselt huvi, mis paneb silmi särama, mis meeldib ja mis paneb kohe niimoodi tundma sellist õhinat sees ja siis läbi selle otsida ennast ja läbi selle prisma siis esitada endale küsimuse, kuidas mina saan siis muuta seda maailma natukene paremaks, ilusamaks, helgemaks, mida ma saan selle jaoks teha ja kuidas luua seda väärtust. Ma arvan, et see ongi kõige parem soovitus antud olukorras, kuulata ennast. Täpselt. Kuidas näiteks, ma ei tea, kohaliku omavalitsuse hulka jõuda, kuidas see töötab? Kuidas omavalitsusi muuta või? Jah.
Ega tegelikult see on üsna raske, et ega kui me vaatame ka, et Eestis on 79 omavalitsust, eks, ja et kes on nagu seadnud endale need rohe-eesmärgid mingisuguseks prioriteediks, siis neid on tegelikult üsna vähe. Et see ikkagi väga palju sõltub sellest, kes siis seda valda juhivad, millised inimesed seal töötavad, et paraku on meil ka omavalitsusi, kus on võib-olla 10, 15, 20 aastat omavalitsusjuhid olnud ja siis nemad ütlevad, et nemad teavad, kuidas see õige juhtimine käib ja kõik see rohepööre, see on mingisugune mull ja nii edasi, et tegelikult ega see ongi, et me räägime jah siin inimeste mõjutamisest, noorte mõjutamisest, aga tegelikult need omavalitsusjuhid on ka või omavalitsusametnikud on üks sihtgrupp, keda tegelikult peab mõjutama, sellepärast et kohalikul tasandil on ikkagi nemad selliseks eeskujuks, eks, et kui nemad annavad seda eeskuju, siis ka rahvas tuleb selle järgi, aga kui seda ei ole, siis ei ole, aga siin on jälle kõik on nagu meie noorte käes, kes saavad neid otsuseid teha, kunagi nad varsti hääletavad, eks kõik see nii ta käib, et ma panen väga palju suurt rõhku tänasele publikule, et nemad ongi need maailma muutjad siin, kes siin on. Just, et kui te soovite, saate meiega kas või Noorte Keskkonnanõukogus liituda, et ma ise olen tegelikult isegi koostanud mõned keskkonnasoovitused omavalitsustele, et siukses projektis olime ja me kohtume ministriga suht, kui tal aega on, aga me kohtume. Jah, mõni hea inspiratsiooni mõte veel meie rohejahi noortele. Ma võin võtta sõna. Teate, noored, te olete nii võimsad, et te veel ei tea, kui võimsad te olete. Kindlasti usaldage ennast, olge julged, tehke seda, mida te päriselt soovite, kaasake endaga kaasmõtlejaid ja pange asjad toimima, sellepärast et teie suudate teha kordades rohkem kui meie. Nii et palju jõudu, õppige ja olge julged tegutsema. Super. Tehke üks suur aplaus iseendale. Ja teeme ühe suure aplausi veel meie panelistidele. Aitäh teile. Nii, aga ma arvan, et... See noormel on käsi üleval. Küsimus, jah, muidugi. Meil on mikker tulemas kuskilt äkki. Jah, tuleb. Kui palju digiprügi tekib päevas Eestis? Jah. Mis number on? Mis number on? Liiga palju. Ma arvan, see peaks olema see mõtteviis, et see number võib-olla ei ütle midagi, aga selgelt liiga palju. Kuidas seda mõõdetakse, digiprügi kogust? No ega seda täna nii raske ongi mõõta, me mõõdame ainult selle järgi, mis meil tagasi tuleb siis, et seda me näeme ja siis me saame korrutada selle lihtsalt mingisuguse koefitsiendiga. Aga meil läheb see kõik täpsemaks, et tegelikult varsti kõik ettevõtted peavad hakkama reporteerima, me saame väga täpselt aru, mis tekib, aga see ei muuda seda teadmist juba, et seda on liiga palju ja see mõjutab keskkonda selgelt praegu negatiivses suunas ja me peame sellega tegelema. Veel küsimus vist. Ja mul on ka üks kiire küsimus. Kas on vahet, et nagu me räägime siin digiprügist ja piltide tegemist ja nii edasi, kas on vahet, et ma teen telefonile või kaamerale, et nagu kas see maht on kuidagi erinev? Ja, kvaliteedi järgi see on kõige lihtsam sul hinnata, et kui sa tead, et see sama, mis sul seal kõrval on, see suure objektiiviga võimas kaamera, mis teeb kindlasti mingit HD, Full HD, mingit videot, siis see on kordades mahukam kui telefoniga tehtud. Lähme seebi kaameratele tagasi. Seda ei ole vaja, aga võib-olla seda kvaliteeti saad ka hinnata, et mis sul on vaja, et sa ei teeks rohkem ja sul ei oleks võimsamad aparaadid, kui sul tegelikult vaja on. Et kui sa tahad seda share'ida oma sõpradele, siis telefoniga tehtud on ju täiesti piisav. Kui sa tahad seda otse-eetris üle kanda, siis sul on vaja paremat. Nii et validagi vastav vahend vajadusele. Jah, ega meil juhuslikult veel mõnda küsimust ei ole. Meiega liitusid lõpuks mõned õpilased veel, aga sellega ma arvan, et lõpetame paneeli. Lähme päevaga edasi. Jah, aitäh teile veel. Aitäh.
nii, tänan ka enda poolt Ilanat ja paneliste, teeme veel ühe suure aplausi. Nii, ja lähme siis edasi, et meie Noortekeskkonna nõukogus teeme tihedat koostööd Kliimaministeeriumiga. Näiteks nõustame ka kliimaseaduse osas ja anname ülevaadet enda tehtud projektidest ja üleüldiselt, millega me tegeleme. Ja sellega seoses on mul suur au kutsuda lavale kliimaminister Kristen Michal. Teeme suure aplausi! Nii, austatud noored, austatud rohejahi korraldajad, ettevõtjad, õpetajad, kõik teised, kes kaasa elavad. Maailm muutub, et see on praktiliselt üks kindel asi, et elus on vähe asju, mis jäävad samasuguseks, nagu nad alguses on. Elu, maailm, materjalid väga tihti muutuvad, teadmised ka. Teadmiste puhul on hea, kui need suurenevad, looduses temperatuuride tõus, prügikoguste, jäätmete ülejääk, selle suurenemine enam nii hea ei ole. Ja kui vaadata nüüd laiemalt, siis maailm, keskmised temperatuurid maailmas tõusevad. Tihtipeale on neid, kes vaatavad aknast välja ja ütlevad, et aga täna ju Eestis sajab lund, et järelikult ei ole mingit soojenemist. Aga kui koolis käia ja tundides hoolega tähele panna, siis üldiselt ikkagi keskmised mõõtmised annavad usaldusväärse informatsiooni. Ja Eestil on üsna vedanud, meil teiega koos on üsna vedanud, et siin sellised võib-olla väga ekstreemsed ilmastikuolud on harvemad, aga mujal maailmas on see üsna tavaline. Eile tuli uudis, kuidas Dubais sadas ühe korraga maha 1,5 aasta sademenorm. Eelmisel aastal olid eestlaste armastatud puhkuse regioonides 3 kuumalainet, mitte 1 ega 2. Selliseid asju juhtub. Ja kui te panete tähele, siis see kõik mõjutab meid ümbritsevat, et lähete metsa, märkate, et mõned puuliigid enam nii hästi selles temperatuuris vastu ei pea, mis sest, et paar kraadi see muutub, aga selline väike asi, ürask, millega need, kes teist armastavad kala püüda, võivad isegi ka kala püüda, läheb sellest puukoorest läbi nagu soe nuga läbi või. Ja nii tegelikult teatud puud saavad kannatada ja siis nad ei pea enam vastu selle temperatuuriga. Ja elu ise ka. Faktidest siin teises reas Normes küsis minu meelest väga hea küsimuse. Fakte tuleb tunda. Ja kõige minu meelest üks iseloomulikum fakt on, et Euroopa Liidu kodus on keskmiselt 74 elektroonikaseadet. 13 neist ei kasutata ja 4 neist on katki. Kui te nüüd lähete koju, vaatate selle pilguga üle, mitu seadet teil on, mitut te tegelikult kasutate perega ja mitu neist on katki, siis see võib-olla annab ka veidi selle tunnetuse, et kuhu me oma arengujärgus oleme jõudnud ja mis on liigne ja mis on vajalik. Nüüd selle rohejahi ja kogu selle väärtusliku ja vähem väärtusliku eristamise juurde. Et nagu noored, samamoodi üritab riik ka väärtuslikumat ja vähem väärtuslikumat eristada. Täna on niimoodi, et ma arvan, et noored eriti koguvad hoolega, sorteerivad jäätmeid liigiti, panevad seda õigesse prügikasti. Kõik seda siiski veel ei tee. Ja miks see vajalik on? Mitte sellepärast, et kellelgi kuskil majas ministeeriumis meeldiks öelda inimestele, kuidas nad elama peavad, vaid sellepärast, et osas sellest materjalist saab väärtuslikke uusi aineid, uusi asju teha. Sõidate teinekord Ida-Virumaale, kes pole seal veel ekskursioonil käinud või vastupidi, kes on käinud, näevad selliseid suuri mägesid, mis on põlevkivitööstuse jäätmed. Ja nende põlevkivitööstuse jäätmetega neid on aastakümneid peetud väga suureks keskkonnaprobleemiks ja nüüd on Eesti ettevõtjad, erinevad ettevõtted hakanud neid mägesid ümber töötlema, et sealt kätte saada väärtuslikke materjale, mida müüa maailmaturule. Nii et see, mis täna võib-olla on probleem, mis on jääde, on tulevikumaterjal. Nii et sellega ma tahan tänada kõiki, kes nägid vaeva, kes tunnevad ja õpivad seda, mida looduse ja materjalidega teha võib. Ma ütleks niimoodi, et ma küll ei pea ennast kuigi vanaks, aga ma siiski ütleks, et selles maailmas ükses majapidamises
esindan mina eeskätt olevikku ehk neid inimesi, kes praeguses vahetuses püüavad seda korda teha, mis õnnestub korda teha, ehk tegeleda energeetikaga, nende keskkonnaprobleemide põhjustega ja veidi seda leevendada. Teie olete see tulevik ja teie määrata on, mismoodi see planeet siis edasi läheb. Ja ärge kunagi arvake, et sammud on väiksed. Eesti jõud Euroopas on päris suur, me oleme seal laua taga. Euroopa jõud läbi majandusmõju ja eeskuju tehnoloogiate arengu on maailmas päris suur. Nii et igaühe teie toimetamistest sõltub see, milline see Eesti, milline teie kodukant ja maailm välja näeb. Nii et aitäh teile ja ilusat päeva! Tänan inspireeriva kõne eest. Palun teil jääda lavale ja kutsun ka Kuusakoski juhatuse liikme Toomas Kollamaa, et siis tänada gruppide esindajaid ja siis pärast teha koos pilti. Ja nüüd ma kutsingi igast koolist ühe esindaja, et anda teile tänukirjad. Kadrina Keskkool, Maardu põhikool ja teeme suure aplausi, et aplausi saatel tuleb. Laekvere kool. Ei, ma arvan, õpetajad peavad tulema või juhendajad. Igas koolist õpetaja, juhendaja, kes aitas kampaaniast osa võtta. Nii, ma siis alustan uuesti. Kadrina Keskkool, Maadru põhikool, aplaus, Laekvere kool, Kohtla-Järve Tammiku põhikool, Tallinna Mustjõe gümnaasium, Viimsi kool, Pärnu Raeküla kool, Rapla Vesiroosi kool, Ruila põhikool, Aare kool, Mõniste kool, Järva-Jaani gümnaasium, Tallinna Laagna gümnaasium, Fredrik Tuglase nimeline Ahja kool ja Kalamaja põhikool. Ja teeme aplausi ikka ka meie imeliste juhendajad, kes teil aitasid kampaaniast osa võtta. Et lisaks tänukirjale saab iga juhendaja rohesõbra märgise, mis on muide taas kasutatud, et kasutame rinnamärgid ära, mis nagu tellimisel olid vigased või sobinud ja läbi väikse tuuningu suutsime anda neile uue elu. Ja tulge muidu ette äärde, tulge. Ja. Tänan veel kord kõiki panustamasse jätkusuutlemise keskkonda. Iga väike panus loeb. Ja samuti tänan ministrit ja Kuusakoski juhatuse liiget Toomas Kollamaad. Palun teil naasta. Ei, oma kohtadele naasta. Aitäh teile. Enne, kui me läheme kontserdi juurde, on meil veel paar asja. Ja selle jaoks ma palun lavale Gameboy Tetrise, kes annab üle aksessuaarivõistluse võitjale auhinna. Nimelt toimus rohejahi kampaania ajal aksessuaarivõistlus, mille üleskutseks oli meitsetada aksessuaar Gameboy Tetrisele. Ja selle tegemisel arvesse võtta loodussõbralikkus ehk siis juba olemasolevatest materjalidest midagi luua. Ja Gameboy Tetris valis ise võitja, kelleks on siis 9-aastane Reena Treppi, kes tegi talle stiilse võrkjaki. Ja kui ma kuulsin saladuskatte all, siis Gameboy Tetris lubas seda kanda kontserdi ajal. Just. Ja ma ei tea muidugi, mis suuruses see on, aga no loodame, et sobib. Nii, teeme suure aplausi, palume lavale Reena, kes annab isiklikult üle jaki Gameboy Tetrisele. Palju õnne. Ja, tuli väga ilus. Ma näitan teile ka.
Vau, kui äge. See on väga äge, jah. Ma arvan, mahub mulle selga ka. Suur aitäh sulle. Siis näeme seda kontserdil, ma saan aru. Mina saan Jacki, sina saad tänukirja ja kingitusi. Aitäh sulle. Väga äge. Aga nüüd on siis see teine osa, et ma kutsun lavale kõiki, kes on seotud rohejahiga. Toomas Kollamaa, kampaania korraldaja Mari-Liisi, kõiki meid partnereid, ilma teieta ei oleks see üritus nii vinge olnud. Samuti meie töötajaid vabatahtlikke, kes selle hubase keskkonna siia lõid, rohenoori ja samuti ka meie noorte keskkonnanõukogu noored. Teeme suure aplausi meile kõigile. Panelistid ka. Kõik, kes on siin täna kohal, partnerid. Nii, vaatan, kas... Ja aplausud jätkuda. Nii kaua, kuni nad tulevad. Jaanus. Pildile. Lähme siia poole. Tulge siia poole. Tulge siia poole. No nii, ja fotograaf ütleb meile midagi. Kas kõik on pildi peal? No nii? Ma ei tea. Roheja. Aitäh teile! Super, ja nüüd on õige aeg, kui keegi soovib sõna võtta, saab seda praegu kasutada, seda momenti. Meil on vist kuskil käsimikker ka selle jaoks. Mikrofon, kas meil tuleb mikrofon ka? On? Okei, super. Nii, super, palun. Ja tegelikult Lääne-Harju valla poolt me sooviksime tänada veel eraldi Kuusakoskit. Kuusakoski esindaja on äkki veel siin ja anname talle üle siis väikse meenekoti valla poolt. Ja siin sees on loomulikult samasugune pusa, nagu mul seljas on, #Harju ära. Ja see kott on siis see Tallinki kott, mida me teeme, neid oleme teinud 10 000. Aga aitäh Kuusakoskile. Ja kutsuks siia veel Mari-Liisi ja Laura, kes on siis rohejahi eestvedajad. Ja teile ka siis väiksed meened ja uued pusad teile. Kandke uhkusega meie valla. Aitäh! Aga meil on natukene jäänud aega enne kontserdit. Ta saate nii kaua siis jalga sirutada ja ma ei tea, minna messialale, kui teil on veel kaart täitmata, siis saate seda teha. Aga kindlasti tulge tagasi 15.30, sest siis juba tuleb Minimal Wind. Ja kes meid laivis vaatavad, siis teie nii kaua saate vaadata 2002. aasta Nutijahi lõpukontserdit, kus esines siis Gram of One ehk Kriisa Laaslaid ja bänd. Ja olge meiega tagasi siis 15.30.